Me oleme teinud tuhandeid saateid ja me oleme tõesti intervjueerinud ja kätelnud ka tegelikult tuhandeid ja tuhandeid inimesi, käinud ka videovõtetel väga erilistes kummalistes kohtades, kuhu võib-olla inimene alati ei satugi. Aga kas see, mis me vastu oleme saanud, on meile ka kuidagi kasulik või ei ole siis kahjulik? Me ei ole kunagi uurinud, kas meie töökeskkond ja sealsed bakterid ja mikroobid on meile üldse ohutud. Ja seetõttu me otsustasime, et nüüd on viimane aeg tõesti uurida meie töökeskkonda. Me võtsime mõni aeg tagasi proovid, täpsemalt siis kolmapäeval, tänane esmaspäev. Kust me need proovid võtsime? Nüüd näete. Sina võtad oma täbi, mina oma täbi, jah? Ma arvan, et me oleme nii ühesugused sinuga, et meil on mõlemal... Ei pruugi. Ei pruugi või? Vaatame. No proovime. Loodame, et siin kolibakterit liiga palju ei ole. Siin kõrval juhuslikult on Kristjan Koldi laud telehommikust. Ma võtan sealt ka proovi ära. Siis me saame teada, kumma laud puhtam on. Kas meie laud või telehommiku laud? Kristjan käib mööda maailma ringi. Nii palju ei ole võimalik palja käega süüa, nagu tema sööb. Saame uurida, kas on midagi hirmsat kaasa ka tulnud sellest toidust. Kohe vesi kohe sogane. No siin on ikka näha, et siin on lausa juba tegelikult juba hulbivad. Jah, seal on juba eluskultuur juba, jah. Lähme vaatame ikka selle peldigu käe pidame ka ära. Siin me käime. Täme seest või väljast? Seest on parem. Lukka ilusti. Proov võetud. Tere tulemast Terviseameti laborisse. Need ei saa olla nagu mitteohutud märgid. See näitab, et midagi siin toimub. Me oleme tõesti sellises kohas, kus ei tohi ühtegi valet liigutust teha, sellepärast, et siin uuritakse väga palju olulisi keskkondi ja küünarnukiga avatakse uksed. Urmas, tere! Ma ei tea, kas kätelda vist ei tohi siin, jah? Ei, kindlasti mitte, jah. Aga ka mitte põsemusi ei tohi teha. Ei ole soovitud. Nagu lääne-eurooplased. Siin me tegeleme igasuguste nakkusohtlike materjalidega. Antud ruumis on juba välja kasvatatud bakterikultuurid, ehk nad siis on potentsiaalselt nakkusohtlikud. Tuleb vältida igasugust pindade puudutamist, muude vahendite puudutamist, kõiki, kus on nakkusohu märk peal. Ma loodan, et siin ei ole siis liiga palju piisknakkusi, eks ole? Siis me oleksime ju gaasimaskidega. Seda meil ei ole. Me võtsime tõesti siis proovid ja teil on tulemused teada. Kas olukord on väga hull? Olukord väga hull kindlasti ei ole. Kolilaadseid baktereid me üheltki pinnalt ei tuvastanud, mis on väga hea. Kes need kolilaadsed bakterid täpselt on? Bakterid, kes siis võivad olla inimestele ohtlikud. Nii, minu käes on nüüd katseprotokoll, see saadetakse siis Terviseameti poolt, see on salajane informatsioon ja hakkame siis minema mikroorganismide üldarv, mis näitab ka natuke seda, et kui on väiksem, siis on nagu hea ja kui on palju, siis on nagu natuke kehvem. Üldiselt pind on puhtam, kui need on vähem. Minu iPad, tulemus 75. Siin on näha, et siin väga palju neid ei ole, mõned üksikud suuremad. Need on nüüd kasvama läinud, jah? Jah, siin on... Aga siin on ju täitsa plekk olemas ju. Päris suur. Jah, siin üksikuid tõepoolest on, aga ei ole väga hull. Need on Robi iPad, no siin on päris suur number kirjas, kas see ongi nüüd? Ei, see ei saa olla minu. Ma lihtsalt puhasin seda ju, desinfitseerisin ekraani. Nii, ühesõnaga, head sõbrad. Mikroorganismide üldarv, ütlen veel korra, minul oli 75 reaalne number. Ja sinul on suurem kui 1500. Sa oled seda päädi üldse kunagi pesnud või? Oota, ma just desinfitseerisin seda mingi aeg enne. Siin on ju nagu taevas, nagu augustikuine taevas. Mis järeldus sa teed selle põhjal? Võiks paremini puhastada, jah. Et üks inimene ikka räpane, jah? Mitte üks inimene, ma arvan, siin võib ikka isikuliselt välja tuua. Ma ei anna oma iPadi mitte kellelegi enam, et vähemalt on see minu... Mina sulle oma iPadi ka enam jää. Kuule, aga suru ma kätt vähemalt siis. Ei, ma päris kindlasti ei suru sulle kätt. See võistlus on sinu, ma saad võitnud selle võistluse, kuule. Ma ei taha, mul on selline tunne, et sa oled hiljuti päädi katsunud. No aga õhtulaud peaks siis olema veel räpasem kui Robi iPad. Tulemus, head sõbrad, 800 ehk 2 korda väiksem kui Robi iPad. Palju räpasem kui minu iPad on see õhtulaud. Kõiki pindu tuleks puhastada ikkagi. Nüüd ongi küsimus, kes meil sellega üldse õhtusaates tegeleb. Piret? Ma arvan, et see laud on suhteliselt puhas. Võrreldes sinu päädiga? Ei ole. Ei, aga ma mõtlen, et äkki need on minu selle päädi peal selle laua peal hüppanud. Et laud muidu on puhas, aga siis ta on sinu päädiga kokku puutud. Tõenäoliselt, jah. Nii, aga me saamegi võrdluseks võtta siia kohe telehommiku laua. Neid on isegi vähem kui minu päädil. Tulemus 33. Huvitav, miks neil nii hästi läheb? Kes seal koristab? Ma olen isegi tunne, et Kristjan ise. Ma arvan seda, et kõik inimesed on puhtad, aga neil ei ole selle laua peal seda minu iPadi. Kristjan Koldil on olnud Robi iPadiga kõige väiksem kokkupuude. Võib nii olla. Tualeti ukselink. No see on küll kinni. See peaks olema nüüd vohama nii, et hoidke piipiprillid. Tulemus on 188, ehk sisuliselt võib öelda, et tulemus on 70 korda väiksem kui sinu päädil.
mis sa räägid, kus see iPad käinud mul on? Ma ei ole seda küll sisse kuskile pistnud. Oled sa üldse midagi sellist varem näinud, et üle 1500 tulemus inimese igapäeva kasutus oleval seadmel? ei, vahel ikka tuleb ette, jah. Inimesel on nagu vetsuhari, eks ole, seal võib olla umbes sama tulemus. Ega ta puhas kindlasti ei ole, jah. Ta ei lükka ümber ka seda. Mis ma iPadiga tegema? Me just võrdlusime vetsuharjaga seda iPadi, see läheb järjest hullemaks. See iPad läheb ju happetünni kohe. Piisab lihtsalt, kui sa ühe korra võtad desinfitseerima vahendi ja lihtsalt pesed ära selle. Ma olen seda desoaine siin lastud aastate jooksul nii palju, need on paar aastat no mitte kordagi päädi peale. Ja ma lasin seda iPadi lausa pinna peale ja kartas, et äkki see lööb mingi elektroonika lõpp katki. Aga lihtsalt, et mul on nüüd see, kui ma nüüd oma iPadi täna kätte võtan ilma puhastamata, kas ma peaksin olema mures? Kas inimesed hakkavad must eemale hoidma või piisab, kui ma kastan selle korra sinna kutasepti? Puhastusvahendiga võiks kindlasti üle käia. Suur osa on kindlasti inimeste loomulik mikrofloora, mis tuleb käte pealt. Minu arust see iPad liigub täpselt samu radu, mis sinu ja minu iPadid liiguvad. Ja aga enda vabanduseks ma öelda, et mitu nädalat on inimesed viinud selle iPadi minu eest stuudiosse, sellepärast et ma ei ole saanud longates seda iPadi käes hoida. Mida? Ei, ma vaatan välja. Ühesõnaga, aitäh sulle. Me tegime Eesti rahvale olulise infokillu teatavaks. Kas te näitaksite meile siin, kuidas selle proovi tegemine käib, et me saaksime veenduda, et teie töö on ikkagi korrektne olnud? Me saan teile näidata, kuidas me näiteks analüüsime veeproove. No aga lähme teeme siis käed veega kokku. Robi, oled kuulnud midagi sellist? Nii, me oleme tulnud nüüd salajasse kõrvalruumi. Mitte keegi tegelikult ei tea, kus on meie asukoht. Välja see, et meil on Paldiski maanteel ja siin on suurelt silt Terviseamet. Ja me hakkame nüüd võtma veeproovi. Meile saadetakse siis siia tavaliselt joogiveeproove, kuid ka basseiniveeproove. Praegu on meil tegemist joogiveeproovidega ja seal siis on jällegi kolilaadsed bakterid, mida uuritakse. Kõik need siis võivad põhjustada soolestikus erinevaid haigusnähtusid. Rahvakeeli öeldes siis võib põhja alt ära lüüa. No aga hakkame siis pihta, eks ole. See märk siin peal näitab juba ära, et asi on tõsine. Me tegeleme praegu ainult filtreerimisega ja siin on meil vaakumpump. Vaakumpump tõmbab kõik selle proovivee sellest filtrist läbi ja see veebakteri jääb kinni. Igast pudelist nüüd vajame ära. Tõmbame need kraanid lahti ja nüüd toimubki see filtreerimise protsess. Me kasutame steriilse pintsette, et me tavaliselt etanooliga ja kleegiga steriliseerime nad ära. Kui üks sai läbi, me võtamegi siit välja selle kohe ja siis asetame ta siia söötme peale. 2 päeva pärast peaksite nägema seal musti täpikesi. Aga kui nüüd jääb puhtaks, eks ole, siis on kõik hästi. Joogi edasi. Okay. Teine võimalus, eks ole, on ju võimalus võtta lihtsalt siit pudelist üks väike lonks ja oodata 2 tundi. Siis saab ju palju rutem teada tulemuse. Siin juba midagi on juhtunud, sest see ei ole tõesti selline nagu siin oli. Kui on vesi hägune, siis võib viidata juba sellele, et seal on midagi sees. Aga samuti võivad siin olla näiteks kas turud on roostes olnud ja see mingi seda rauaroostet või on nagu mingid muud keemilised ühendid, mis võivad seda filtrit teha. Okei. Robi, soovid sa praegu just nimelt seda vett proovida? Mul on praegu selline tunne, et kõik veed on justkui nagu erinevat värvi ka. See värvus nagu ei tähenda, et just seal nagu võib olla see konkreetne bakter, eks ole, jah? Bakter sees, aga seal võib olla mingi teine keemiline ühend. Me tegime oma iPadide peal ka neid proove, eks ole, ja õnneks koli ega midagi sellist ei olnud. Aga mul oli nagu mikroorganismide arv 75 ja tal oli üle 1500. Mis sa nagu minu ja Roberti kohta järeldad sellest? Robert on siin rohkem läbi vistnud iPadi, et see on rohkem oma peal. See on nagu nüüd on veel lisaks sõltuvus. Sul on ka sõltuvus. Sõltuvus, nutisõltuvus ja räpad. Nii ja meie piilume edasi neid salajastes ruumides, sellepärast et siin ju uuritakse nii palju. Kolmas ruum on siis selline, kus on neid proove nagu eri värvide osa. Kas me saanud see ohtlikum kui eeldel proovid? No ei, nii ei saa öelda. Mikrobioloogia tõesti on väga vahva valdkond. Me kasvatame mikroobe. Mikrobioloog on nagu suurepärane kokk tegelikult. Ja annab süüa siis? Ja loomulikult. Bakteri uurimine tema kõhu kaudu. Loomulikult tal ei ole kõhtu, aga selles osas, et me pakume talle kõige paremat kombinatsiooni toitu. Kui me räägime ühest tulemusest, ma sain hiljuti teada, kus oli üle 1500 mikroorganismi, et Roberti käed on rohkem koos toiduga, mis bakteritele sobib. Võib täitsa nii ka olla tõesti. No, sina ju sööd kogu aeg. See on ju positiivne. Ma hoian igasugused bakterid, pisikuid ja viirused. Aga kurb ongi see, et pärast söömist sa ei pese käsi vist. Hügien on oluline igapäevaste tegevuste juures. Viimane aeg, Robi, viimane aeg. Laua peal on tõesti salmonella. Salmonella? Ühest või kõigis on see? No
siin on nad kõik. Mis te arvate, kui palju neid erinevaid salmonellusid on? 100 võiks ikka olla. Või siis ütleme 200 igast riigist. 200 ringis pakkumine, eks ju. Nii siin no ma pakun proovide ülelugemisele 15. 200 on nagu ütleme lähem, võiks palju suurem ikkagi pakkumine. 2000 siis. Väga hea, 2500 on umbes. Ja kas nad on kõik siis ohtlikud? Salmonelloos on ikka ohtlik haigus. 2000 erinevat, aga ikkagi sama mõju meile. Ja no mõni on ohtlikum kui teine selles osas. Milline on kõige ohtlikum? Meningit on tõesti näiteks. See on päris asi sees, jah? Ja loomulikult, ega niisama ei ole. No ma olen eemal natuke. Staphylococcus aureus näiteks siin on väga hästi näha. Kuidas ta nüüd siis niimoodi? Kuidas ta lüüsipert? Tal on ikka päris hea olla. No, tal on hea olla. Kas see tähendab siis seda, et teil on sünnipäeva rahvas, tuleb talaan siinus ja kellelgi on tort, eks ole, seda siin tegelikult ei tohi juhtuda, jah? Ei, laboris söömine, joomine on keelatud. Aga sünnipäeva kingitusena võib tuua näiteks kolleeg, et leidsin uue meningiidi. See on väga tõsine olukord, kui leitakse uue meningiidi serotüüp. Ja ainus võimalus, kuidas hoiduda kõigest sellest, mis teil siin laua peal on ikkagi desinfitseerida ja hoida puhtust, Robi. Me saime informatsiooni, et meiega on kõik korras. Meie laud on puhas, meie tääbid on vähemalt ühel meist suhteliselt puhtad ja mis kõige tähtsam telehommikul ja Kristjanil on ka kõik hästi. Ja see on ju tore. Aga ma võtan siit siiski laborist paar sellist olulist vahendit kaasa, sellepärast et lugu lõpeb nüüd meie stuudios.